Isegi kui need sind ei huvita, siis tegelikult absoluutselt iga päev sinu elust on nende pärast mõjutatud ja minu meelest on ikka meeletu raiskamine lasta teistel inimestel sinu eest neid asju otsustada. Valimispettumus, valikute nappus ja valimisaktiivsus on kohalike valimiste eel terav teema. Paljud valijad tunnevad, et erakondade valikud on liiga sarnased või et kedagi, kes esindaks nende huve, ei leia. Ühes Tallinna Kuldse ringi valdadest elava Marianne Ubalehe sõnul on ta sel korral väga raske valiku ees, sest pole valida kedagi, kes tema väärtusi kannaks. Minu põhimõte on see, et ma ei vali keskealisi mehi lihtsalt sellepärast, et on suur tõenäosus, et nad ei esinda minu maailmavaadet, mis ei ole ju halb, et igalühel on oma valija. Ja teine kriteerium on see, et ma soovin alati valida kedagi kas enda vanust või endast nooremat, lihtsalt selleks, et oleks meie poliitikas värskust, oleks uusi ideid, oleks julgust ja pealehakkamist rohkem. Ja ega ütleme nii, et minu valimisringkonnas sellist inimest täna tegelikult ei ole. Ubalehe sõnul näeb ta nüüd, et ise ei kandideerinud, sest poliitikakauge inimene ta pole ning kodukoha tulevik huvitab teda väga. Valimisaktiivsuse puhul loomulikult, kui see on keskmisest madalam, kui on paljudel varajastel valimistel olnud, siis see viitab sellele, et kas inimesed on kuidagi poliitikas pettunud või nad tunnevad, et neil valimistel ei ole väga kaalu, nad ei mõjuta. Investori poliitikahuviline Kristi Saare soovitab nappida valikute juures püüda ise leida kandidaat, kes siiski kõige enam sinu maailmavaadet esindab. Mina hoian ise silma poliitikal päris aktiivselt peal, aga kõige lihtsam on tänapäeval trükkida sisse erakonna nimi, minna kodulehele ja tavaliselt nende kõige olulisemad teemad on seal väga puust ja punaseks ja suure tekstiga välja toodud. Ja eks Eestis on ka see võlu, et Eesti on nii väike, et sa vaatad oma piirkonnas kandidaadid, kes kandideerivad ja sa võid neile kirjutada sotsiaalmeedias, e-maili, minna vaadata, mida nad ise jagavad. Eesti on nii väike, et ka üks hääl mõjutab. Isegi kui kandidaat ise ei saa valituks, siis hääl mõjutab seda, kuidas erakond ringkonna mandaate saab või kui kõrgel kohal on valitud kandidaat järgmistel valimistel. Perfektseid kandidaati tõesti ei ole ja kui sa tahad perfektset kandidaati, siis tuleb ise minna ja kandideerida. Aga eks poliitika ongi niimoodi, et sa valid kandidaadi, kes on sulle kõige südamelähedasem. Ja kui sa valima ei lähe, siis tekib see probleem, et pakutakse välja ideid, mis sulle võiksid meeldida, sa ei lähe valima ja siis järgmistel valimistel ei ole motivatsiooni neid ideid välja pakkuda, sellepärast et keegi ju ei hääletanud. Nii et ainukene võimalus päriselt siiski mõjutada on minna valima. Väike aktiivsus paistab eriti silmas väljapool suuri keskusi. Valimised ei ole aga ainult lubaduste kuulamine, vaid ka võimalus häälega kujundada kohalikku elu. Teed, koolid, sotsiaalteenused, kogukondlikud investeeringud. Valima peab minema, kas või selleks, et anda vastu hääl nendele, keda sa ei taha juhtimas näha. Et ma ise mõlgutasin ka seda mõtet, et okei, et kas ma nüüd elus esimest korda ei saa minna valima, sest mul ei ole kedagi, keda nagu ma siiralt tahaksin valida. Aga ei, päris nii ikkagi ei saa, et see on minu kodaniku kohus. Kui ma tahan rääkida kaasa kohalikus elus peale valimisi, siis ma saan seda teha ainult siis, kui ma olen käinud ise valimas. Kui ideaalset valikut ei ole, tuleb valida see, kes on kõige vähem vastu, sõnas Ubaleht. Kui me vaatame valimisaktiivsust kohalikel valimistel varasemal ajal, vähemalt siin nüüd 2 viimast kümnendit, siis see on jäänud 50-55% vahele. Et on olnud üksikuid erandeid, nagu 2009, see oli vahetult peale pronksiööd, kus siis valimisaktiivsus oli suurem, sest seda mõjutas ka teatud niisugune ühiskondlik konfliktifoon. Nii et väga suure tõenäosusega eks see valimisaktiivsus sellesse vahemikku jääb.